Ma alustan omalt poolt tsitaadiga. See on pärit sellisest telesarjast nagu Big Bang Theory, suure paugu teooria, kus üks näitlejaks pürgiv noor neid ütleb füüsikaprofessor Sheldon Cooperile, et kui üks uks sulgub, siis avaneb teine. Ja füüsikaprofessor vastab, et see ei saa küll kuidagi tõsi olla, kui need uksed just mingi anduriga seotud ei ole oma vahel. Täna on ilmselt mõnegi jaoks teist esimene kord, kui te oma elus sulgete ühe suure ukse enda järel. Sellises koosluses te uuesti ei kohtu või kui kohtute, siis mitte enam selles rollis. Sulgete enda järel ühe ukse ja avate teise, sellepärast, et isegi kui te jääte siia samasse kooli, avate te sügisel nii otseses kui ülekantud mõttes juba teise ukse, kus te sisenete. Ja täna olete teie need andurid, kelle ees ühe ukse sulgudes avaneb teine. Ja ma tahaks teile öelda, et mitte igast uksest, mis teile avaneb, ei tule sisse astuda. Mitte iga võimalus või ahvatlus ei pruugi olla see, millena ta ennast algul näitab. Ja igat võimalust ei anna ka elus teostada, paratamatult tuleb teha valikuid. Ja et teha valikuid tuleb teada, mis on see kese, mille ümber te soovite, et teie elu koonduks. Ja ma usun, et see kool on andnud teile hea aluse, kuidas seda ära tunda. Üks inimene, keda ma olen ise oma elus pidanud õpetajaks, ütles kord, et talle tundub, et tänapäeval me mõtestame tihtipeale edu valesti ja seeläbi ka ebaõnnestumist valesti. Edu ei ole mitte tulemus, mis tasku pista või millega pjedestaalil seista. Edu on palju enam kogemus. See tunne, mida me oleme tundnud või kogenud oma eesmärgi poole pürgides. Inimese ülesanne elus ei ole mitte olla kõigist parim, vaid anda endast parim. Nii et võtke siit koolist kaasa mitte niivõrd oma hinded, oma eksamid, oma reeglid, valemid. Võtke enne kõike kaasa kõige parem tunne, mida te siin majas olles aastate jooksul kogesite. Ja kui te püüate selle tunde järgi joonduda, selle oma püüdluste keskmeks seada, selle poole uuesti püüelda, seda kogeda, siis ma usun, et te teate, milliseid valikuid teha, millisest uksest sisse astuda ja millisest mitte. Isegi kui tulemus ei ole täpselt see, mida tahtsite või lootsite, te olete kõik pärale jõudnud. Peatuge korraks, mõelge selle peale. Te võite kõik enda üle uhked olla täna. Kui kooliaeg pakkus ka raskusi, siis jõudsite te nendest läbi. Ja seegi on üks kogemus, üks edu, mida endaga kaasa võtta. See kogemus, et vahepeal võibki olla raske, isegi väga raske. Aga teil on suutlikkus pöörata ka see raskus viljaks, millele oma valikutest toetuda. Ja kui keegi tunneb, et temal sel teel küll raskusi ei olnud, siis ma õnnitlen teidki, öeldes, et elul on teile veel mõndagi varuks. Elu suudab ikka üllatada, aga õnneks ikka rohkem heaga. Kallid klassijuhatajad. Üks on siin, teised on seal, kallid klassijuhatajad ja kallid õpetajad läbi aastate. Langetame tänutundes teie ees pea, et näitasite lastele teed ja ka eeskuju. Võtsite meie lapsed oma tiiva alla ja aitasite neil kosuda, õppida oma tiibu kasvatama
ja neid ära tundma. Ütlesite ehk ka mõnel hetkel, proovi, siit siiani suudad ehk juba lennata. Ja nad proovisid ja suutsidki. Kandku meie laste soojad mälestused teid sama kaua, kui mälestused teist kannavad neid. Kallis Liivika ja kõik, kes on seda kooli hinges pidanud ja kursil hoidnud. On olnud privileeg ja õnn olla osa selle kooli loost ja kasvamisest. Öeldakse, et täiuslikkus jääb Jumalale, aga isegi oma inimlike puudustega on see kool olnud kui oaas keset ümbritsevat maastikku. Mõtlesin mõni nädal tagasi, kui lapsed kooli lõpetuseks savist linnupille voolisid, et ka see kool on natukene nagu selline savist pill. Tema vorm ei pruugi olla alati seest viimseni sile, kõik tasapinnad lihvitud ja iga heli täiuslikult harmooniline. Aga ometi tunnen siin seda soovi ja valmidust teha enda sisse see tühjus, see vaba ruum, milles Jumal saaks puhuda. Et me mitte ise ei ponnista kõike, ise ei ole ainuisikulised tegijad, vaid jätame ka koha, kus kõrgem saaks kõlada. See on see tunne, mida ma usun, et paljud meist siia majja astudes kogevad ja miks see meid nii väga täidab. Selle eest meie sügavaim austus ja imetlus. On veel üks inimene, keda tahan nimeliselt tänada. Kallis Kärt, kui loed lennuraamatut, siis võid näha, kui paljud lapsed kirjutasid. Minu kõige kallim kogemus selles koolis olid jõuluõhtud, olid pidulikud sündmused. Oled toonud meid nendel hetkedel kokku, et avada meis sellist haprust, mis teeb meid kõiki tugevamaks. Oled võtnud meid kokku, et avada meis seda osa, kus me kõik oleme ühesugused, ilusad, õrnad, määratlusteta inimhinged. Meie hoitus on tihtipeale ainult kinni meie soovis ise osata hoida. Aitäh sulle nende kogemuste eest. Ja viimaseks, head lapsevanemad, kallid heasoovijad, kõik, kes te olete tänaseid lõpetajaid nende teekonnal aidanud ja toetanud. Teiegi õnnitlege täna end. Teiegi võtke kaasa see kogemus, mitte ainult tulemus. Teiegi võite vaadata täna neile 9 aastale tagasi ja mõelda, mida te ehk ise nende aastatega õppisite, milles ehk muutusite ja mis on see tunne, mida ikka endaga kaasas kanda. Meil on olnud võib-olla maailma raskeim amet ja see ei saagi tulla kergelt, aga seda tänulikumad võime olla, et see on meile üldse antud. Tänan teid kõiki teie toetuse eest. Ma alustasin tsitaadiga ja lõpetan ka tsitaadiga. J.R.R. Tolkien ütleb oma Sõrmuste isandas, et me keegi ei saa valida aega, milles me elame. Me saame ainult valida, mida me meile antud ajaga peale hakkame. Kallid noored, see on nüüd teie aeg. Tuult tiibadesse, sära südamesse, julgust teie valikutesse ja tegudesse. Ja pidage meeles, meie usume teisse.